mõnus. Imelik loom see karu. Magab kogu selle toreda talve maha. Jaa, no mis teha? Karu peab talvel magama, sest tal on külmal ajal raskem metsas toitu leida. Aga miks ta endale siis süüa ei varu? Mina küll kogun talveks pähkleid ja muud mõnusat näksimist. Karu on suur loom. Ta peaks endale talveks väga palju toitu varuma. Kuhu ta selle kõik peidaks? Teised loomad ja linnud võivad tema toidu üles leida ja ära süüa. Nii jääks karu lihtsalt nälga. Selle asemel sööb karu sügisel hästi palju. Nii kogub ta endale vajaliku rasva, et saaks talve üle elada. Hilissügisel otsib karu mõnusa varjulise koha, kuhu talveks puhkama heita. Vahel võib karu ka lihtsalt samblehtede peale magama heita. Talve jooksul kasutab karu sügisel kogutud rasva ära ja on kevadel ärgates jälle peenike ja väga näljane. Mina küll ei viitsiks nii kaua talveunes olla. Karu tegelikult ei olegi talveunes. Karu teeb talvel hoopis uinaku. Tõelises talveunes olevad loomad, nagu näiteks siil ja rästik, on peaaegu jäätunud ega liiguta ennast talvel üldse. Nad ei ärka üles ka kõva heli või torkimise peale. Karu aga liigutab ennast vahepeal ja võib segamise korral isegi üles ärgata. Oi, siis ma ei tohi ju magava karu pesa juures kõva häälega mängida. Jaa, sa pead olema ettevaatlik, et karu talvel mitte üles sajada. Kas sa tead, Oskar, et karu ema sünnitab talvel isegi pojad ja hoolitseb nende eest? Pojad saavad koos emaga talvel pesas soojas olla ja suuremaks kasvada. Kevadeks on nad juba piisavalt tublid, et metsa all ringi ukerdada ja oma emale järgneda. Karupojad on nii armsad karvapallikesed. Aitäh, Harald! Nüüd ma saan aru küll, miks karu talvel magab. Ei oleks ju sugugi mõnus kelgutada, kui sul endal kõht jube tühi on. Eks ma siis kevadel räägin talle, mis kõik talvel metsas toimus. Aga nüüd... Üks ja kaks ja juhuu!